kutsutakse nüüd sageli nendesse sama riikidesse, mille nimed siin on läbi käinud, Moldovat, Ukrainat, nii edasi rääkima Eesti kodanikuühiskonna kogemusest ja seal käivad jätkuvalt ka teiste riikide esindajad, et ega need sakslased seal nii väga ebausaldusväärsena minu meelest ei mõju küll, saavad kenasti seal hakkama. Selge, et Eesti sellega tegelema peaks, aga jätkuvalt sellele küsimusele, et miks erakonnad seda oma praeguste vahendite arvelt siis ei võiks teha, ei näe ma sellele takistusi, kui erakonnad leiavad, et see meie auvõlg, nagu seda sõna on sageli selle teema juures kasutatud, on nii suur ja välja kannatamatu, et sellel teemal nüüd tegutsema peaks. Marus, soovite vastata, et liigume siis järgmise teema. Kõigepealt, kas seda arenguabi saab anda Välisministeeriumi kaudu? Paraku saab Välisministeeriumi kaudu anda neutraalset välisabi. See on siis mitmesugused abid looduskatastroofide ja muu taolise puhul. Aga on kujutamatu, et Välisministeerium läheks ühte kõrvalriiki tutvustama üheliigilist maailmavaadet. See tähendaks juba sekkumist siseriiki suveräänsusesse, välispoliitiline sekkumine. See ei lähe mitte. Nüüd, kui me ütleme, ma ei taha sugugi väita seda oma kogu jutuga, et ka demokraatia ei toimi või ei toimu väljaspoolt erakondi. Kaugel sellest, loomulikult kodanikuühiskond on vajalik, aga kui me nüüd räägime, et mingit viisi erakonnad oleks ülepoputatud ja MTÜ-d alapoputatud või toetatud, siis numbriline näidud on sellised, et te nimetasite, et erakonnad saavad riigieelarvest 5,7 miljonit, MTÜ-d saavad toetust 6 miljonit, rohkem. Ja kokku võivad need MTÜ-d taotleda riigieelarvest umbes 65–67 miljonit. Kas mitte ainult riigieelarvest ja Euroopa Liidu vahenditest. 67 miljonit maksimaalselt. Et see on see raha, millega siis MTÜ-d opereerivad. Erakondade käive selle suhtes on tunduvalt tagasoidlik. Lihtsalt väikese täpsustusena siin, et see siis 5,7 miljonit, mis te mainisite, jaguneb siis peamiselt 4 erakonna vahele näpuotsaga siis veel mõnele, kes on jäänud siis välja ja summa, mis MTÜ-de vahel jaguneb siis võratult suurema hulga. Kui palju on MTÜ-des liikmeid? Suuremates tuhandeid samamoodi. Erakondade liikmuskonnas, et Reformierakond just teatas, eks ole, 10 000 liikme ületamisest. Kui me hakkame vaatama näiteks siis jälle liikmete aktiivsust näiteks liikmemaksude tasumisel, siis seda 10 000 ei ole ka kindlasti väga põhjust tõsiselt võtta. Et sellele teele ma ei läheks, et nüüd öelda, et ainult liikmete arv on olulisem näitaja. Sisuliselt me olemegi jõudnud meie teise teema juurde, rahastamise juurde, mis lihtsalt kipub kohe päevakorda tulema. Et pärast rahastamise teemat ma annan võimaluse ka teile küsimusi küsida, et olge valmis või kui teil on midagi, siis teil on võimalus selleks. Niisiis, et liigumegi selle rahastamise teema juurde, mis on siis eriti kirgi kütnud praegu ühiskonnas ja kui me oleme kuulnud ka oma peaministrit ütlemas, et vaadake, et praegu on see aeg, kus me hoiame kokku, et siis härra Maruste, kuidas te siis reageerite selle kriitikale, et miks see võiks olla nende sihtasutuste rahastamine projektipõhine ja miks just nüüd ja kus see raha? Projektipõhine ei saa ta sellel lihtsal põhjusel olla, et kelle käest siis erakond näiteks telliks oma ideoloogia arendamisse, teeb siis konkursi ja sinna aplikeerub siis supiline selts, ma toon lihtsalt näited, või siis muu X amet MTÜ. See lihtsalt ei tööta selle viisil. Niimoodi ei saa kuidagi edasi. Keegi teine ei tule tegema erakonna ees seda tööd, mis seal mõeldud on. Nüüd inimesed on mure loomulikult sellepärast, et kõik tahaks rohkem raha saada. Ja kui me vaatasime neid tehtud kriitikaid, siis ka need tegelikult ju taandusid selle peale, et tahaksid ka nemad saada rohkem toetust ja raha. Okei, kui meil on vastupidine arvamine, et jätame selle kõik ära, ei tule midagi, aga ei pea tulema. Kas siis läheb ühiskond paremaks ja tervemaks? Ma arvan, et
mõnevõrra võib küll olla, selles mõttes, et üks väike erinevus selles, et kõik tõesti tahavad rohkem raha, aga erakonnad on ainsad MTÜ-d Eestis, kes sellisel juhul ei pea seda raha taotlema, vaid kes saavad seda raha võtta lihtsalt riigieelarvest. Et teie teete ise need reeglid endale ja selles mõttes ma arvan, et ühiskonna õiglustunde riivest saan ma siin aru küll. Härra Kübar, et kui te võrdlete suuremate kodanike ühenduste eelarvet ja siis võrdlete nüüd seda toetust, mis kindlalt need sihtasutused hakkaksid saama, et kuidas te nagu kommenteeriksite seda? No üks võrdluskohtadest võikski ju siis olla see, et kui see 0,9 miljonit eurot, mis on siis plaanitud nende 4 tasa peale jagada ära, et suurusjärgult on tegemist siis sama suurusega, mis saab Kodanikuühiskonna Sihtkapital riigilt, et 1,2 miljonit saab siis tema. Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab aastas kuskilt 100 vabaühendust, kes siis tõesti seejuures peavad läbima sellise taotlemise kadalik, ütleme, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali puhul on võib-olla liiga karm sõna, sest tema rahastamistingimused võrreldes paljude eurofondidega on märgatavalt inimlikumad. Aga ikkagi, et kui ühendused soovivad rahastust saada, siis peavad nad seal tõestama seda, et miks nad üldse olemas on, miks nad vajalikud on, milliseid tegevusi nad tohivad teha selle raha eest, milliseid mitte, andma väga põhjalikult kõigest sellest aru, et siin erakondade rahastamisel on jällegi need reeglid oluliselt lõdvemad ja seegi, ma arvan, seda nagu ebaõiglustunnet suurendab. Härra Soolak, ma tahtsin küsida sellistesse, et kuidas te suhtute sellesse, et raha peaksid saama ainult siis need sihtasutused, mis on seotud just parlamendierakondadega? No, natuke keeruline küsimus, eks jah, seda võib tõlgendada niimoodi, et see siis veel piirab siis nii-öelda seda, või tõstab seda lävendit siis selles suhtes, kes siis nii-öelda on pildil ja kes mitte ja vähendab seda võimalust, et mingisugune potentsiaalne tulev jõud parlamendi saaks, sest lihtsalt paratamatult on ju ta ei paista silma, sest ta ei ole rahastatud. Noh, jah, see on iseenesest võib-olla probleemiks, aga meil ei ole vaja neid tasasid ka, kui nad ka lõpuks siis tulevad. Iga erakonna jaoks on, mis meil on erakonnana registreeritud, et see ka kindlasti mingisugune hea idee ei oleks, et ikkagi mingisugune seltskond on täiesti marginaalne ja meil ei ole just mingit kohustust mingisugust raha neil anda ainuüksi selleks, et see mingit teatud kitsas maailmavaade oleks paremini esindatud. Aga tulles selle rahastamise teema juurde, siis esiteks jällegi väikse repliigina, et mul lihtsalt tegib küsimus, et miks üleüldse siin toodud näide, et miks peaks erakond tellima oma ideoloogia või maailmavaate arendamise kuskilt. Ei peaks nagu iseenesest olema üsna loomulik on ju ja need on lihtsalt mingisugust teatud maailmavaadet esindavad inimesed, kes on mingisugustel põhimõtetel nii-öelda kokku saanud ja siis seda maailmavaadet ka siis ellu viinud ja see ka programmaatiliselt nii-öelda kirja pannud siis mingi. Et iseenesest see põhimõtteliselt ükst vajadust ma nagu lihtsalt ei näeks, sest need erakonnad saaks seda juba praegu teha. Aga rääkides üldse siis poliitika rahastamisest, et ma arvan, et iseenesest on hea mõte, et Eestis tegelikult on riigieelarvest erakonnad rahastatud. See on võrreldes jällegi, kui see tundub näide, mis tihti tuuakse Lätiga, näete ise on ju, kui parem see olukord on. Et erakondadele iseenesest võib siis öelda, et oleks võinud siis näiteks raha juurde anda. Siukse ideega välja tulek tasade kujul praegu, et selle jaoks ei ole kunagi nii hea tahe. Igati pidi, kui erakondadele natuke raha juurde anda, siis kisa on väga suur. Saadakse mingi hirmus saun kätte ja jälle räägitakse võõrandumisest ja nii edasi. Nii et selles suhtes ma arvan, et kannatada siis korra ja palju ja kiirelt ja siis suurendada näiteks siis erakondadele seda rahastatud näiteks. Miks mitte? Sest miks luua siis mingisugune sihtasutus, mis on sama erakonnaseadusega reguleeritud, mitte osad, päris paljud selle erakonnaseadus paragrahvid kehtivad ka nendele tasadele, välja arvatud siis teatud mingisuguste eristustega seal sees, et selge on, et siin nüüd piiri tõmbamine, mis ulatuses nüüd tegeletakse siis juba erakonna mingisuguste eesmärkidega, mis seaduseelnõu keelab nendel tasadel ja mis ulatuses tegeletakse siis selle demokraatia ilmavaatelise mingisuguse kodanikuhariduse andmisega lahus erakondadest, seda piiri tõmmata on ikka ülimalt keeruline ja seetõttu ka seal räägitakse sellest, et on vaja siis luua mingisugune järelevalvemehhanism jälle ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Miks luua siuke süsteem, kus me peame jällegi nii-öelda näpuga järgi ajama ja vaatama, et jälle keegi on natukene väänanud seda mingit seadust, jälle keegi tõlgendab seda mingisugusel hallil alal on jälle mingid rahad liikunud, et selle jaoks ei ole vajadust.
mina siiski siin Mihkliga selles osas nagu ei nõustu, et minu meelest ei ole erakonnad Eestis, ei saa praegu liiga vähe raha, et ma ei arva, et see oleks nüüd nagu parem tee olnud, et kui lihtsalt erakondade rahastamist suurendada, et ma arvan, et probleem on ikkagi selles, et erakonnad kasutavad oma raha halvasti, majandavad ennast saamatult, millest ka need võlad ja täpselt nagu me nagu lastena ilmselt teame, et kui sa oled oma taskuraha ära kulutanud kommide peale, et siis see, et sa lähed nüüd selle argumendiga, et ma pidin komme ostma ja sellepärast on mul midagi vajalikumat jäänud ostmata, et see ei ole nagu see põhjus, et siis muidugi palun ja võtta see raha ja tee nüüd vastase vajalik asi ka ära. Ma teen teile ettepaneku ja ettepanek on selline. Te väidate, et teil on väga palju mittetulundusühinguid ja te olete selle katusorganisatsiooni esindaja. Tulge ja võtke poliitiline vastutus. Järgmistel valimistel organiseeruge parteiks, võtke taha omale vähemalt, ma ei tea, 10 000 inimest ja te saate kõigest sellest osa. Miks te seda ei tee? Siin ma arvan, meie erinevad arusaamad demokraatiast välja tuleb, et poliitilise vastutuse võtmine. Aga miks te ei taha siis võtta? Miks te ei taha? Aga me ju nagu poliitikas me osalemegi. Aga miks te ei taha võtta? Ma ei näe nagu ühtegi põhjust, miks ma peaksin töötama parlamendis või... Aga te tahate parlamendi töösse sekkuda ja ette kirjutada sinna. Aga hea küll. Siin me ilmselt jõuab osas. Aga hea küll. Tähendab, miks pärast see projekti põhisus ei tööta, aga ma küsin ka veel edasi, et kas te olete valmis, et näiteks erakonnad hakkaksid ka projekti põhiselt kandideerima nendel summades? Olete valmis selles? Paljudel juhtudel... See on ka MTÜ-d. Paljudel juhtudel, eks ole, need rahasummad, millele MTÜ-d kandideerivad, tulevad ka riigi poolt ja riik sellisel juhul teebki. Ja kui erakonnad näiteks nende samad eesmärkide, millest me siin räägime praegu, nende eesmärkidele ka kandideerivad. Kujutan ette, et vähemalt teatud teemade puhul võiks olla täiesti okei, et just näiteks need samad asjad, et käia Eesti demokraatia kogemust levitamas teistes riikides, et ma arvan, et miks mitte. Kuigi, eks ole, et üks väike nagu see põhjus, miks praegu on osade rahastajate puhul, näiteks nagu see sama KÜSK, kodanikuühiskonna sihtkapital, seal taotlejatena siis erakonnad välistatud, on ka see, et luua võrdseid tingimusi taotlejatele, sest kui ühe organisatsiooni... Erakonnad eristate sellest? Just seda räägingi, et kui erakonnad on riigi poolt rahastatud niigi palju suuremalt kui vabaühendused, siis on ka üsna selge, et neil on ka taotlejana eelised, nende aparaadid on suuremad, nende nagu võimekus pühenduda taotluse kirjutamisele näiteks aega või oma finantseeringut sinna panustada on suurem ja sellepärast, et luua võrdseid võimalusi sellele rahale kandideerimiseks, on teatud kohtadest erakonnad kandidaatidena välistatud. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et need summad, millega riigi kassast toetatakse MTÜ-sid, on suuremad kui erakondadele minevad. Seda ma kordan veel. Ja need summad, mida MTÜ-d võivad taotleda, on kuskil 65 miljonit. Erakonnad on sellest kõik maha lõigatud, ei ole niimoodi. Nii et need asjad päris, mida te nüüd esitate, ei ole päris nii, nagu te räägite. Väike täpsustus selle 65 miljoni juurde, sest sellisel juhul, et tõepoolest on paljudel juhtudel, näiteks eurorahade puhul, siis loetletud üles, et kes võivad taotleda, eks ole, seal on siis riigiasutused ja ühendused ja praktikas tähendab see tihtipeale seda, et kui ministeerium ja MTÜ siis nagu konkureerivad omavahel, seejuures otsustajad on ministeeriumite poolelt, et siis see ei ole jälle päris see, et öelda, et aga miks te siis lihtsalt seda raha ei käi ja ei võta. Et kas te oskate, kui te ütlete, et MTÜ-d on rahastatud oluliselt paremini kui erakonnad, äkki siis oskate öelda, millised MTÜ-d Eestis saavad rohkem raha kui erakonnad? Ei, me räägime üldsummast, me ei räägi üksikutest, pole ka statistikat käes, aga väita, et siis erakonnad on siis ülerahastatud ja MTÜ-d alarahastatud, ma ei ole päris sellega nõus. Ma kordan veel kord, et kõikides nendes suurtes summades on erakonnad välja arvatud, ei ole erakonnad ja kandideeri nende peale. Ja üldiselt rääkides ma võin veel korrata seda, et erakondi, eks ole, kes peamiselt riigi raha saavad, on peamiselt 4 ja siis MTÜ-de üldnumber on ka oluliselt suur. Vahepeal äkki ära soovata. Ja ei, ma ütleks veel kord lihtsalt, et kui erakondadel on vähe raha, siis lahendus neile raha juurde anda. Mitte siis mingisuguste natuke kummaliste sihtasutuste loomises. Aga mida siin praegu nüüd selle
sellega tehakse või mis siin võib-olla probleemiks oli, et nüüd luuakse mingisugused MTÜ-d, kellel on garanteeritud raha. Neile on garanteeritud iga-aastane eraldis riigieelarvest ja see on ka võrdselt on ju nendele neljale, mitte siis vastavalt selle valimistulemustele. Ehk siis nagu, et nii-öelda mitte eelistada mingit teatud maailmavaadet teisele, et see probleem on siis lihtsalt siis seal, et seal on siis mingisugused MTÜ-d sisuliselt siis või sihtasutused, mis teevad osaliselt siis samu asju, mida need MTÜ-d osad meil juba praegu teevad olulise erinevusega, et nendel on garanteeritud finantseerimine, pluss nad on seotud erakondadega. Siin juba igaüks võib ise mõelda, mis reaktsioonid võivad siis nagu tekkida. Et lihtsalt see asi nii-öelda devalveerib natukene võib-olla siis seda kodanikuühenduste mingisugust funktsiooni ja tähtsust siin ühiskonnas, kui nad niimoodi ära seotakse mingid kitsad valitud seltskond rahaliselt nii-öelda ära kindlustatakse. Mitte siis kindlustatakse selles mõttes, et nad ei pea projektipõhiselt taotlema riigirahalisi eraldisi. Ma mõtlen, et nagu üks põhjus ka võib-olla, et miks see asi vastuseisu tekitab, on see, et meil ei ole nagu väga palju nagu head tõestusmaterjali selle kohta, et erakonnad seda raha, kui nad ka selle siis juurde saaksid, kasutaksid oluliselt mõistlikumalt kui oma seniseid rahasid. Et erakonnad jällegi siin, ma arvan, et peavad ise vaatama ka peeglisse, et kui näiteks siis valimisreklaami suhtes tehtud piirangute puhul leitakse siis võimalused, kuidas nendest näiteks K-kohukeste näidete puhul mööda hiilida, siis ma kardan, et ei ole väga suurt veendumust ka selles osas, et kui nüüd tasadele on siis ette öeldud, et nad ei tohiks osaleda erakondade valimiskampaaniates ja nii edasi, et jälle ei leitaks võimalusi, et tegelikult läheks see raha sama tuul. Ja siin võib-olla, kui seda sama Saksamaa näidet Justiitsministeeriumi siis analüüsis ja sisuliselt ainult seda seal ju tegelikult välismaa näidetest käsitletigi, öeldes seejuures, et tegemist on erandliku näitega ja sellise ainsa näitega, siis nende samade stiftungite puhul ju ka näeme, et just esimene neist loodi aastal 1925 ja oluliselt varem kui riigi raha sinna peale tuli, et võimalik, et ka erakonnad võiksid ju ise siis hakata juba selle maailmavaate levitamise tegevustega peale, nii samuti nagu MTÜ-d, kes peavad ennast tavaliselt enne tõestama, kui nad saavad siis mingisuguse õiguse hakata riigi rahale kandideerima, et hakaku erakonnad tegema, tõestagu, et nad teevad seda täpselt sellise idealistliku pildi kohaselt, nagu eelnõus ja selle seletuskirjas on kirjutatud ja ma usun, et see võtab maha ka siis nagu vastuseisu sellele, et niisuguseid tegevusi riigi poolt rahastada. Jah, et kuidas see rahastamisskeem on seal planeeritud praegu? Kõigepealt üldse tuletame selle kõigepealt meelde, et me ei ole isegi parlamendis hakanud seda asja üle arutama, rääkimata siis selle vastuvõtmisest, nii et peame natuke hoogu, väga niisugune aga raha on eratud. Raha ei lähe kaduma, ega erakonda, kui need ei looda, siis see raha jääb alles. Ei ole mõtet muretseda niisuguste asjade pärast praegu. See läheb arenguabiks, nagu te soovisite ja ongi kõik rahumajas. Kuidas seal on nüüd mõeldud, mismoodi see rahastamise kontroll toimub? See on toodud erakondade rahastamise kontrollkomisjon, mis ei ole erakondade käes, mis on erakondade väline. Kuidas raha kasutatakse ja nii edasi. Nüüd edasi, see ei ole veel eelnõus kirjas, aga siin diskussioonide käigus on tulnud välja ka see, et ilmselt peaksid erakonnad tegema ühe sellise tegevusprogrammi või deklaratsiooni, kus oleks siis kirjas, kuhu konkreetsed erakonnad plaanivad neid vahendeid kulutada. On see siis raamatute tõlkimine, seminaride läbiviimine, kontaktide arendamine, nii edasi. Teevad niisuguse konkreetse loendi sellest, kuhu need summad lähevad. Ja siis on igalühel aru saada, millega Sotsiaaldemokraatlik erakond tegeleb, millega IRL tegeleb ja nii edasi. Ja kui on siis see rahastamise kontrollimine, siis on selge, et see kontrollikomisjon paneb näpu peale, teil oli plaan siin tõlkida neid ja neid raamatud, viia läbi neid ja neid loengud ja nii edasi. Ja sinna on kulutud nii palju raha, et kas on kõik tehtud. Ja ongi selgelt täpselt üheselt kontrollitud. See raha ei saa ära kuskil smugeldada mingisugusteks muudeks tegevusteks. Ja veel kord, ma tulen selle oma ettepaneku juurde tagasi, et kui te tunnete, et teil on liiga tehtud MTÜ, lugupeetud, siis ühendage ennast vabaks demokraatlikuks kodanikkonnaks ja tulge valimistele. Jah, et loomulikult seda saab kontrollida niimoodi formaalselt ja öelda, et näete,
lubati sihukest asja, tehti, järelikult ei ole seda aja kuhugi nii-öelda kellelegi suunatud. Jah, loomulikult vaevalt, et seal hakatakse tegelema on ju raamatupidamise ja võltsimisega või midagi sihukest, aga ütleme sihuke näide näiteks, et üks erakond läheb siis, või mitte erakond, siis TASA läheb siis selle rahaga Moldovasse demokraatiat edendama, teine teeb valimiste ajaks näiteks annab välja mingisuguse paksu tellise enda liidri mingisugust eluloost või midagi sihukest. Ajastab selle juhuslikult täpselt valimiste perioodi nii. Üks on selle kulutanud seal, siis ütleme mingisuguse maailmavaate tutvustamisele, demokraatia arendamisele, teine on siin nii-öelda tutvustanud siis erakonna ajalugu, mida tal seaduseelnõu kaudu on õigus teha või on isegi üks ülesanne, mis ette kirjutatud. Kas see teine siis tegelikult ei ole ikkagi sisuliselt tegelenud mingisuguse erakonna valimiskampaaniaga, sest näiteks ma ei tea, siis neid raamatuid jagatakse mingi valimisüritustele, mis iganes reklaamitakse lihtsalt sel perioodil. Aga formaalselt jah, on tegemist mingisuguse erakonna ajaloo uurimusega, tegelikult sisuliselt on tegemist mingisuguse toetava valimiskampaaniaga. Kardan ka, et praktikas hakata nagu hindama seda, et kus täpselt jookseb see piir siis valimiskampaania ja maailmavaate levitamise vahel, et see saab olema väga keeruline, sest kui sihtasutuse eesmärk ikkagi on näiteks siis ütleme sellist rahvuskonservatiivset maailmavaadet levitada, siis eeldada võib, et kui see sihtasutus et ta tegutseb ka selle nimel, et see rahvuslik konservatiivne maailmavaade siis ka valimistel edu saavutaks ja ütleme sihtasutusegi tegevuse edukus saaks siis nagu vaadata selle järgi, et kuidas ta siis on suutnud vastava erakonna populaarsust suurendada. Et selle puhul, et kui siin tõesti sellel aastal me räägime peamiselt siis sellest, et me läheme Moldovasse demokraatiat arendama, et ei ole mul küll jah veendumus, et kui siin